saan aru, et siin telgis investeeritakse inimese tervisesse, vastab see tõele? Absoluutselt, inimeste tervis on ju kõigile meile väga tähtis. Meil eile oli just hästi suur vähiliidu üritus, kus me siis arutasime seda, et kuidas Eesti inimeste tervist paremini kaitsta ja et eelkõige, kuna mina olen rinnavähiarst, siis et kuidas siis vältida seda rinnavähi teket ja kuidas leida ta võimalikult varakult üles, et me siis saaksime paremini inimeste tervist hoida ja inimesed ellu jätta ja terveks jätta. Ja siin me praegu siis lihtsalt registreerime naisi rinnavähi sõeluuringutele ja üldse uuringutele, kuna meil kahjuks sõeluuringutele osalemise protsent on endiselt väga-väga madal, ikkagi 54% ainult kohale kutsutudest tuleb. Nii et siinkohal tahaksin kõiki naisi üles kutsuda, et kindlasti kui on teie vanus selline, mis võimaldab juba siis alates 50 eluaastast kuni 69 eluaastani, et siis kindlasti vaadake, kas on teie aasta juba tulla sõeluuringule ja kindlasti tulge, ei pea ootama paberkutset koju, vaid alati võib tulla kohale. Mina olen lapsest saadik selline olnud, et vitse ma pole armastanud saada, aga mulle meeldib alati, et kui süsti tehakse, kas siin telgis saab süsti? Siin telgis otseselt süsti ei saa, aga väikse torke siin tehakse, sellepärast, et on võimalik inimestel ka määrata oma veregruppi ja reesust kiirkorras, et kes on sellest huvitatud. Mina olen. Võtan järjekorda. Võtke järjekorda, ootame. Kuidas teile, Riho, tundub, kas aasta-aastalt muutuvad inimesed üha teadlikumaks, kuidas teist inimest elustada? Õnneks jaa, et nüüd me oleme siin mitu aastat teinud just sellistel avalikel üritustel sinu käed päästavad elu ja tervisemessid. Oleme teinud sellist elustamiskoolitust ja inimesed lähevad julgemaks ja lähevad tihti ikkagi inimesele ligi, vaatavad, mis tal viga on, tulevad siia harjutama ja eriti tahaks just esile tõsta lapsi. Tohutult tublid, tulevad, silmad säravad, saab midagi teha, see on nii lahe. Milliste küsimustega veel siia telki tullakse? Tuleks ka terviseküsimustega, et sellised väiksemad hädad, et mida siis teha, kuidas perearsti poole pöörduda, et kui näiteks kiirabi välja kutsuda, siis mida peaks ütlema, et kõik sellised küsimused väiksed tulevad siia ja me püüame muidugi anda vastuse kõigile, kes siia tulevad.